Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme saatejuhid Angela ja Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja ka kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas elada oma igapäevast elu nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Tänases avaloos me räägime lähemalt endast, kes me oleme ja miks me seda podcasti teeme. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere kõigile kuulajatele, kes te olete tulnud siia meiega koos tegema kõige esimest podcasti osa Keskea selginemine. Me oleme kaks täiesti tavalist Eesti naist. Mina olen Angela Kaldma ja minuga koos on Riinu Retsep. Nii tore. Me oleme sõbrannad, teeme sarnaseid asju, unistame sarnastest asjadest. Elame peaaegu samas rütmis, mis tähendab siis seda, et me nagu otseselt tööl ei käi, aga me teeme päris palju tööd. Ja Riinu on üks selline hull jutumärkides, kes on minuga nii sarnane, võib-olla isegi natuke hullem, aga ma ütleks selle peale, et igal inimesel võiks oma elus selline hull olla. Kuidas sulle tundub, Riinu? Aitäh. Aitäh, et selles suhtes ei ole nagu ainukene, kes paneb selle heas mõttes diagnoosi. Heas mõttes toreda diagnoosi mulle, aga tõesti see on nagu väga hea, kui on üks selline boostija, vähemalt üks selline sõbranna, kes sind toetab, kes ei materda maha su nagu selliseid natukene ebamaiseid seiklusi või selliseid asju, mida sa tahad nagu tegema hakata ja üllatust isegi tuleb nendega kaasa. Et see on nagu fantastiline, just. Aga Angela, sina tegid mulle ettepaneku hakata seda podcasti tegema. Miks? No hea küsimus. Vastus oleks see, et olin ühel järjekordsel suurel hullusel Taliharja, kus see aasta läbisime 100 kilomeetrit jalgsi, keset siis talve, tormi, orkaani, tuult, mida iganes. Ja seal kusagil selle keskel siis see mõte jõudis mul kohale, et ma pean seda tegema. Ja jõudis ka kohale see, et kellega ma pean seda tegema, miks ma pean seda tegema ja sellest kõigest siis kohe ka räägime. Aga siia veel juurde üks nali, et kui ma ütlesin selle esimese lause, et me oleme tavaliselt Eesti naised, siis mida me omast arust ju ka oleme, siis üks mu sõber naeris ja ütles, et ükskõik mida te ka ei ole, siis kohe kindlasti ei ole te tavalised naised. Nii et see jäägu siis igaühe otsustada. Ja siin on vaja seda defineeri tavaline või defineeri normaalsus, et kust läheb see normaalsuse piir. Jaa. Aga miks me seda saadet siis teeme? Et see võis olla küll minu idee, aga ma ütlen, et sellest hetkest alates, ma arvan, kui ma selle idee välja käisin, siis on see ikkagi meie idee, eks ju, Riinu? Just. Et nii ma seda ka ütlen ja et miks me seda teeme? Et minu arust kõigepealt see on lihtsalt nii huvitav teema, et mina isiklikult olen avastanud selle, et kui vaimustav võib elu olla selles vanuses, nii palju huvitavam, mitmekesisem, ma ei tea, värvikam kõigest sellest, mida ma kunagi noorena arvasin sellest eesolevast perioodist. Ehk siis 25-sena ma olin nagu täiesti kindel selles, et 50-aastased inimesed on nad vanurid, raugad ja nad peaksidki kodus istuma ja ajalehte lugema, telekat vaatama. et see on kindlasti üks põhjus. Sellega seoses, kas sa mäletad, siin mõned aastad tagasi me veel ei olnud 50 alla selle ja sina praegu ka veel ei ole 50, eks. Et olime veel alla selle ja siis, kui ma rääksin lugu ühest naisterahvast, kes nimetasin teda isegi eakaks, ja siis lisasin veel juurde sõna 50+.
ja see oli ja järgmine käis nagu klõks ära, et mina ju olen kohe-kohe 50 saamas ja see oli nagu sihuke natukene nagu naljakas taipamine, et ma olen 50 pluss ja samas ma või 50 kohe-kohe saamas 50 ja siis ma nimetan inimesi eakateks, kes on 50 natukene peale. Ja sealt tuli siis nali, et eakad lähevad jälle mingile väljakutsele iseenda kohta öeldes. Aga me ei ole ju eakad. Ei, sellest on nagu kaugel ja kes eakas on üldse, et minust on nagu kahe kõrva vahel suht see, et eakas, kas ma nimetan eakaks seda, kes käib rollatoriga ringi või eakaks seda, kes jookseb 100-aastaselt maratoni või noh, need on täiesti erinevad klassid. Ja vist on vanusega juhtunud ka see, või ütleme ajaga on juhtunud ka see, et täna võib julgelt öelda, et 50 on uus 30. Kõigi oma tegemiste ja asjade ja et see on väga hea nagu ütlus, on ju. Absoluutselt, seda ma nimetangi 30-50 on niisugune vanusegrupp minuealine. Täpselt. Aga veel, miks me teeme seda, et minu nagu üheks kõige suuremaks algpõhjuseks on tegelikult see, et tehes siis, või kui mina tegin 8 aastat tagasi oma elus väga suure kannapöörde, ehk siis kindlasti räägime sellest hiljem rohkem, aga põhimõtteliselt võin öelda, et hakkasin üle öö tegema aktiivset sporti, mida ma ei olnud kunagi siis varem teinud, ehk alustasin triatloni treeningutega. Siis kõrvaltvaatajate peamine arvamus oli, et näed sa, keskea kriis on jõudnud ka temani. Ja ise ma siis seda kriisi ei tuvastanud, et pigem tundus see naljakas, tore, ma muidugi kindlasti vaidlesin neile vastu, aga ajaga hakkas järjest selguma see, et pigem selle asja nimi ongi selginemine. Ja siis, kui ma hakkasin uurima, et mis asi see on, see keskea selginemine, siis ma isegi avastasin, et see on keskea kriisi positiivne alternatiiv. Ja ütleme, et sellel on ka täitsa ametlik seletus, et ma võin selle siin nagu ette lugeda, mida siis ütleb meie armas internet selle kohta. Et kui keskea kriis on seotud sageli ärevuse ja rahulolematusega, siis keskea selginemine tähistab just rahu ja selgust. Kriisi ajal käitub inimene impulsiivselt, selginemise ajal aga pigem kaalutletud ja läbimõeldud. Ja selginemine on küpsuse ja kasvamise märk, samas kui kriis viitab sisemistele konfliktidele, mida on vaja lahendada. Nii et keskea selginemine on tugev ja inspireeriv kontseptsioon, mis näitab, et elu keskel võib olla aeg kõige suuremaks isiklikuks kasvuks ja rahuloluks. No absoluutselt meie mõtted, eks ju. Selles suhtes, kelle jaoks ma seda teen, et ma ei tee seda nagu välise jaoks, et keegi mulle jälle ütleks, et hull naine jutumärkideks, et saada nagu sellist tunnustust. Ei, ma teen ju seda, neid asju, mis teistele tunduvad ebanormaalselt, teen selle jaoks, et need asjad panevad minu silma särama ja ma saan nagu ise võib-olla ka ennast tundma õppida või ongi, et mingi protsess käib seal sees, kus ma saan iseendaga rohkem tuttavaks. Jaa. Mina olen saanud küll väga palju tuttavamaks ja järjest rohkem ma tean, mida ma soovin, kuidas ma soovin. Isegi kas see sama, kui meie mõistes see treeningute tegemine 8 aastat tagasi versus täna, mis oli meie moto? Trennid on nõrkadele, võistlemas tuleb käia. Täna see on täiesti öö ja päev, et me ikkagi teeme trenni päris korralikult. No me teeme seda teadlikult ja üks eesmärk on ikkagi see, et teadlikult tehes jääda ka terveks, et me toetame oma keha ja et ma ka 80-selt suudaksin, saaksin, võiksin teha siis erinevaid spordialasid niimoodi, et ma olengi terve, ma olen vaimselt terve, ma olen füüsiliselt terve ja ma ei ole sellel teekonnal kuskilt lõhkunud. Samas võib-olla on natukene see, et mis see järgmised 30 aastat tundub ju ees olev aeg, on hästi pikk aeg, eks ole. Viimased 30 on läinud nagu linnutiihul, aga ees olev 30, et selle ajani on ju päris palju aega teha. Aga kui mõelda oma unistuste peale, siis tundub lühike. Siis tundub, et nagu järgmised 50 on juba täidetud, et millal ma need asjad kõik ära jõuan teha. Jaa. Mis veel?
miks me veel seda teeme, et tegelikult võib-olla see osa nüüd on üks meid kõige inspireerivam, jah, et me tahaksime nagu julgustada, inspireerida teisi inimesi, anda neile head eeskuju, et just nagu ka neile, kes ongi jäänud elu kõrvaltvaatajateks, et kuidas siis elada, unistada, et ma ütlengi, et unistage ja viige neid ka ellu, et ükskõik siis, kas teete seda sammhaaval või kiirema tempoga, et õppige uusi asju, tutvuge uute inimestega, armastage, olge kirglikud, olge uudishimulikud, no mida iganes ma veel tahaks teile soovitada. Et ma ei tea, Riinu, mis sa veel ütled? See on see protsess ka, kus jääda iseendaks, et jällegi ei avasta maailma kellegi teise jaoks, ma ei muutu kellegi teise jaoks, kui öeldakse hakka unistama ja sul ei ole ühtegi unistust, siis seda ei pea nagu enda sest välja pingutama. Aga jällegi endas selguse loomine tekitab ka need asjad appi, ma ju tahtsin seda juba 20 aastat tagasi. Ja siis tuleb keegi su ellu ja ütleb, et kas lähme teeme. Ja siis mõtled, ma olen seda ju ammu teha tahtnud ja nii ta hakkab minu tänased unistused, mis ma olen ellu viinud, ongi, mõni on juba 30 aastat tagasi nagu tekkinud ja teatud põhjustel ei ole seda saanud ellu viia, mis iganes elu on vaheldunud ja võib-olla ei ole ka õige aeg olnud ja nüüd ma saan selle ellu viia ja see on nagu nii selline emotsionaalselt rahuldust pakkuv tunne või heasse kohta viib tunne, et täna siin olemegi selleks, et seda kõike jagada oma kogemuste baasi põhjal, et me ei räägi ainult teooriast, et selle kohta on vähe materjali ju ka, eks, et me ei räägi ainult teooriast, vaid meie räägime oma kogemustest, aga mitte ainult. Ja me ju kindlasti ka ootame siis kõikide kuulajate tagasisidet, nende enda kogemusi, lugusid, et mis oleks inspiratsiooniks ja õppimiseks meile, et me nagu seda soovime väga, et kui teil on olete olnud ka mingis sellises pöördepunktides oma elus ja kuidas te olete selle ellu viinud ja palju kõike seda, et alati kirjutage meile, et sellest jõuame veel rääkida, aga et see on väga oodatud. Ja me kaasame ka erinevaid spetsialiste. Ainult meie ei jää siia lobisema, kuigi juttu jätkuks kauemaks, aga me plaanime ikkagi kutsuda erinevaid külalisi, kes jagavad nii oma kogemusi, kui arutame lahti ka natuke seda teaduse poolt, sest seda on ka hästi palju uuritud, et miks inimesed hakkavad niimoodi käituma, kui saabub passis teatud number lööb ette. Tundub see passis nagu digitaalne number kogu aeg kerib, eks ole, et passi lahti 50, 40. Aga mis on see vanus, millal see keskiga hakkab? Ametlikud numbrid on 40 kuni 65. Nii et me oleme suht keskel, eks ole. Ja aga mis veel nüüd sellest, nagu ma ütlen, kaunist keskeast siis, et minu arust on see ka just see aeg, millal me saaksime veel kõik teha selleks, et siis olla vanemana hea tervisega, vitaalsed, liikuvad, aktiivsed, sportlikud ja et kõige tähtsam silmad säraksid. Et see ei ole ainult see, et noorena pead kõike tegema ja siia vahele tulles ma ütlen ka selle, et mida ma olen nüüd kogenud, et meie eelis võib-olla selle ees, et me ei ole sporti teinud näiteks võib-olla terve elu, vähemalt mina, on see, et minu vanused ütlevad kõik, et sul on vedanud, sul puusaliigesed on enda omad ja üldse ei tee sulle põlveliigesed. Ma ei ole lihtsalt nagu üle treeninud ennast. Et ka täna, kus me teeme võib-olla näiteks palju sporti, siis me teeme hästi teadlikult, et me ei kuluks ära ja et me ei lõhuks ennast ära, eks ju. Et kui seda ma nagu ütlesin, et kui olin noorem, siis need 50-aastased tundusid nagu hirmvanad. Ja näiteks ka selline fakt, et ma ei tea küll, kust ma seda kuulnud olen, aga minu mõistes oli teadmine, et 40-aastased siis lihased enam ei ole treenitavad. Mina arvan, et vanasti lihtsalt meedias see oligi info, mida jagati, sest et ma ei tea, kas siis oligi vähe teadust, teadmisi või siis nüüd lihtsalt on aeg nii palju edasi läinud. Et kõik ei ole vaja uskuda. Ja täna ma saan seda ise enda peal eksperimenteerida, ma teen seda, ma näen, et see kõik toimib. Uskuge mind, ka 50-selt arenevad lihased ja vaadates, jälgides neid gruppe, kus on siis 70+, 80+, ka seal veel kõik töötab. Nii et lihtsalt, võib-olla on lihtsalt keeruline
siis, kui sa alustad üleüldse elus 80 aastat millegi tegemist, et siis on ilmselt keerulisem. Aga kui sa juba täna nagu teed samme selleks, siis selles kõrgemas vanuses sa suudad väga aktiivne ja sportlik olla. Ja see, et lihased ei arene, see on ammu ümber lükatud. Praegu just öeldakse, et mida vanemaks saad, seda kestvusalasid võib-olla ei peaks nii palju tegema, aga pigem on siuke nagu kohustuslik programm on ikkagi jõuharjutused. Need ei pea tegema ainult jõusaalis, vaid on ka oma keha raskusega saab teha, aga lihast peab hoidma toonusesse, sest muidu jah, ta tõesti, sa ei kasuta seda nii palju, võib-olla jällegi me muutume järjest mugavamaks. Aga see, et jah, et üldse ei arene, on täpselt, seda on nii palju ümber lükatud neid, kelle kehad 80 aastaselt näevad välja nagu 40-aastase kehad ja on suht lihastesse on päris palju näiteid juba, et see on ümber lükatud ja samas ka, kui Angela ütles, et temal ei ole trennitausta, siis minul jälle on väga tugev trennitaust noorest peast, mis sest, et 20 aastat oli suht pigem karjääriehitus ja mitte treening ei olnud seal sees, siis minu trennikaaslased on 50 pluss vanuses, ehk siis eakas 50 pluss vanuses käinud fitnessvõistlustel ja saanud seal väga head tulemusi, et jällegi see on nagu müüt, aga just see teema on hoopis teine teema fitnessi, kuidas seda saavutada. Me võime selle vist kokku võtta nii, et arutame siis kõike seda, et kuidas elada ennast terveks. Kuidas elada ennast terveks, rõõmsaks, vitaalseks, et ja kuidas nautida elu hoolimata vanusest, isegi nii, et me unustame ära selle, mis see vanus on. Ja, nõus. Aga räägime siis endast natuke rohkem, et kes me üldse oleme. Et mina siis olen, nimetan ennast siis eluaegseks õppijaks. Ma arvan, et juba väga noorest peale ma olin üdini uudishimulik. Hiljem avastasin siis selle mingi 20-ndates, et väljakutsed on elu edasi viiv jõud ja see tegelikult minu jaoks toimib tänaseni. Ma tean seda, et see ei ole ainuõige elustiil või ütleme siis, et võib elada täiesti teistmoodi, aga minu jaoks see toimib. Siis ma olen natukene sinna kaldun sinna võib-olla siis meditsiini valdkonda läbi elu, et olen õppinud loomaarstiks. Olen 20 aastat massöörina töötanud, õppinud toitumisnõustamist ja kõik see tervislik elamine, toitumine, liikumine, see mulle hästi hingelähedane. Et õpin hetkel sanitariks, olen Naiskodukaitse liige, seal siis õpin ja soovin saada parameedikuks. Ja kevadel on plaanis isegi uuesti ülikooli astuda õe erialal, nii et vaatame, kas mind võetakse. Aga hingelt ma olen ikkagi suuresti ettevõtja, et ülikoolis õppisin ärijuhtimist ja hetkel pean emaga Võrumaal väikest turismitalu. Nii et kõik, nagu ma ütlesin, et kõik need spordi tegemised ma püüan siis nende tööde ja tegemiste vahele ära mahutada ja seda sporti on tulnud aastatega nii palju juurde, et hetkel seda vist ütlevad kõik, et lihtsalt töötamine segab elu elamist ja töötamine segab spordi tegemist. Aga katsume siis ära mahutada. Nii et nagu oli juttu, siis minul sporditausta ei ole. 8 aastat tagasi alustasime triatloni siis treeningutega, sellise sõbrannade pundiga, mida ma ka tegin, aga tegelikult siis see treening ei olnud selline teadlik ja nii aktiivne, kui on täna. Ja viimased, ma ütleks, et 2 aastat olen ma hästi aktiivselt teinud sporti ja see on viinud ka lõpuks selleni, et ma tunnen vajadust selle järgi. Minul eelnevalt ei olnud vajadust treeningute järgi. Nii et hunt Kriimsilm, tema 9 ametiga ja mulle meeldib just see, et ma olen ikkagi oma siis aja peremees. Et kui vaja on jooksma minna, siis ma saan seda teha ükskõik mis ajal oma tööde vahepeal ja mind ei piira kellast kellani siis tööl käimine. Ja Riinu, kuidas sinuga lood? Kes ma olen ja kus ma tulen? Just nimelt. Minu taust on just see, et tegelikult mul on sporditaust alates
mul ema on kehakultuuri lõpetanud ka jõuspordi sees olnud ja ikkagi mind, õde ja meie lapsi kogu aeg mind nagu spordi juurde. Ja alates, ma ei teagi, mis eluaastast on seal läbi käinud iluvõimlemised, sportvõimlest, isegi balletikooli on mind viidud. Isegi mina olen seal käinud. Ja kuigi jah, minu siuke lühikene lihas, siis balletikoolis ja sealt ei vaadatud minu poolegi. Siuke pisikene, ma ei ole kunagi paks olnud, aga või siuke isegi nagu volüümikas, aga lühike lihas on hoopis teine lihas, mis pikk lihas. Ja mina jõudsin 8-aastaselt ujumise juurde, kuhu ma jäin keskkooli lõpuni ja sealt edasi moodne viievõistlused. Need on siuksed hästi tugevad taustad ja ma olin ka 19, kui ma tegin esimese triatloni, siuke basseini triatlon. Et see on siis siuke ikkagi tugev, et kogu mu aeg oli sisustatud treeningutega ja muud moodi ma seda nagu väga ette ei kujutanudki. Aga sealt läks edasi õppimiseks, vastavalt nimele olen ka rätsepp. Täna rätsepaks õppinud, esimene motivatsioon sealt oli siis minna ikkagi, sellel ajal läksid piirid lahti, et saaks välismaale õppima minna ja Soomes ma ka aasta aega õppisin. Kuid tõsine kirg oli ikkagi kokandus, olen õppinud siis Tallinna Juhkendali kaubanduskoolis kokaks. Tollel ajal udupeen eriala nimetus välisturistide toitlustusoskusega kokk. Huvitav. Väga põnev, sest mind ikkagi huvitas see tipp ja täpp sinna taldrikule panna, kui siis mass tootmine siis suurtes köökides. Ja edasi ühel hetkel siis hakkasin, eluaegne õpilane olen ka mina olnud kogu aeg järjepidevalt õppinud, eks ole, et nii rahvusvaheline ärijuhtimine kui marketing, kui müük, kui siis edasi tulid toitumisnõustamine, toitumisteraapia, tänaseks on ka Hiina meditsiin siin läbi käinud ja need kogu aeg nagu katsetamised ja õppimised käivad veel sinna nagu juurde väikeste kursuste näol, eks ole, kus ei saa nagu otseselt diplomit taha panna, aga ikkagi ka läbi raamatute ja kõiki neid ma ei õpi nagu lihtsalt teooria pärast, vaid pigem siis panen praktikasse ja siis vaatan, sealt kujuneb alles välja järgmine etapp, mida siis õppima minna ja mida arendama hakata. Ja muidugi läbi spordi hästi palju ennast arendanud ja õppinud, sest ka kuigi mul sportlase taust, eriti ujujatel nii palju kui vanade ujujatega nagu kokku puutud, siis mingil hetkel on olnud see, et vabatahtlikult enam vette ei lähe, kui treeningperiood on lõppenud ja minul oli see periood 20 aastat vähemalt ja ega ma siis ka väga vabatahtlikult ei läinud, kui me tüdrukutega otsustasime, et me hakkame nüüd triatloni tegema. Kas me sundisime su vette? Ei, te ei sundid, aga te väga kaval, või ma ei tea, võib-olla mina olin siis sellel hetkel kaval, et siis ma ju teid hakkasin ju treenima, eks ole, et siis ma olin pigem kalda ääre peal ja ma ei pidanud nii palju passu ääre peal, et ma ei pidanud nii palju siis ujuma. Ja see tuleb lihtsalt vana rasva pealt nagu suht hästi ja võib-olla jah, mingil hetkel tulevad ka need rakumälud nagu kasutusele, ehk siis isegi 20 aastat tagasi tehtud noorpõlves nagu treening on tänane rakumälu nii palju, et mul lihas kasvab suht kiiresti tagasi, kui seda nagu treenima hakata. Ja sama võib ka siis öelda, et kui isegi täna treenima hakata, siis on 80 aastaselt on nagu kergem seda lihast hoida. Et need on siis siuke nagu põhitaust võib-olla hästi kiirelt, et kõiki neid kogemusi, taipamisi, mis meil on nagu eluteel ja kogu selle treenimise ja nagu elu muutustega siis nagu kaasa tulnud, eks neid taipamisi me jagame ka edaspidistes podcastides, neid lugusid tuleb siia hästi palju juurde, et see jälle kasvatab. Jah, ja kui sa ütlesid, see podcasti lugu tuli meil Taliharja vanakorjal, siis eks see oli ka esimene väljakutse, kus me läksime Angelaga koos, kus me tegime koos läbi, kus me katkestasime pool koos selle kõige esimese. Teised, minul oli 4. vist juba, sinul 3. Jah, et ühe ma tegin ka siis ilma Angelata. Mul oli mõju põhjus, mul oli väljaõppe esimene kursus, kus mul ei lubatud puududa. Ja, see oli väga, ma mäletan seda valikut, eks ole, kumbu teha, eks ole, et mõlemad nagu kutsusid hästi.
aga seekord me tegime ühte ja sama distantsi, aga me tegime erinevates kohtades, et meil tulime sealt seekord siis selle raja pealt ära hoopis erinevate lugudega. Täiesti, jah. Täiesti erinevate lugudega, aga see on see jah, kes me nagu taustalt oleme ja kuhu siis õnneks 8 aastat tagasi. Tegelikult meie tutvus kestab nagu palju kauem juba, me teame 11, 12 aastat, peaaegu varsti 11 aastat kindlasti. On ka nii palju. Ma mõtlesin, et kuskil aasta 2 enne seda, kui me hakkasime sporti tegema. Ei, 2013 on kuskil, kus me 11 nagu enam-vähem teame, oleme liikunud nagu ühes seltskonnas. Aga jah, selliseks nagu millest hakkas sõprus kasvama välja on siis alates siis, kui me hakkasime triatloniks treenima. Sest enne seda minu jaoks suur üllatus, Angela teeb ka trenni, hakkab või ta õigemini tahab trenni teha või õigemini siis tahab triatlonile tulla ja seda tegema, et sellest inimesed ikkagi üllatavad. Ja, üllatame ka ise ennast. Ja, täiega. Aga mis meid, kindlasti me oleme nagu erinevad, sina ja mina, aga meil on hästi palju asju, mis meid ühendavad. Et see on kindlasti see, mis hoiab meid koos, et kindlasti ütleme ka need erimeelsused või asjad mingites nägemustes tulevad alati sisse, aga kõige tähtsam on see, mis ühendab. Ja kui ma mõtlesin selle peale, et mis need meil siis on, siis esimese asjana ikkagi ma arvan, et see on see, et kui saab ennast proovile panna, ennast ületada, midagi ette võtta, siis lähevad mõlemalt silmad koheselt särama. Ja see küsimus on alati, et kas jah või jah, et ei ole nagu muud varianti. Ehkki ma mäletan, et Riinu on ka öelnud mulle ei mingil põhjusel, ma ei tea miks. Aga see selleks. Et jaa, silmad lähevad särama ja me oleme mõlemad hästi suured unistajad. Need on väga palju suures osas ka sarnased meil ja ma usun ka, et tänu nendele unistustele me istume ka siin laua taga täna. Et need on lihtsalt kandnud meid edasi sinna sellesse hetke, kus me praegu nagu oleme. Mis sina arvad, mis meid veel ühendab? Meid ühendabki samas see julgus võtta asju ette, samas ka suht spontaansus, et kui näed, kuuled midagi mingist väljakutsest, siis ongi see, et kuule, davai, lähme, vaatame üksteisele otsa ja enam me isegi ei pea seda küsimust esitama, et see on nagu lihtsalt noogutus ja yes, nüüd on nagu minek. Ja täpselt kui ühele saad kuskilt mujalt tuleb mingi takistus ette, ma isegi ütle nagu seda eitust teise poolt, mida võib-olla ka aegalt tuleb, aga siis juba sellele asemele kerkib juba midagi muud. Et sellised praegu see aasta meil on juba suht täis pokitud. Täitsa uskumatu, nii palju häid ideid on ja siis Riinu graafik on juba täis on ja siis peame sinna kuidagi need pikkima sinna vahele. Et ja siis on juba teadlik nagu valik, et hullult tahaks minna, aga kas on nagu mõistlik. Samas jah, üks suurim, mille jaoks ma olen tegelikult valmistunud juba 2019 alates ja see aasta saab see teoks, siis mõned eesmärgid on ka sellised, mis tahavad ettevalmistust saada mitu aastat. Mitte ei ole see, et ma lähen teen ära, eks ole. Jällegi eesmärgiga, et me jääksime terveks ja teadlikuks ja naudiksime seda teekonda. See unistus oligi äkki 5 aastaku plaanis, jah? Ta oligi, jah, 2019 oligi 5 aastaku plaani meile mõlemale pandud. Ütle siis ära ka, millest jutt käib, et kuulejad jääks. Minna Kanadasse Yukon River Quest võistlusele, mille distants, et kui me Võhandu jõe maratoni aerutamises on siis 100 kilomeetrit, millele me koos peale läksime 2020, siis 2019 panimegi kirja, et nüüd me läheme ka sinna Yukonile oma siis mõtetes, oma plaanides, et siis korralikuks selleks treenida. Me enne ei teadnud aerutamist otseselt, mitte täiesti null baasilt läksime sinna peale. Et me jõuaks ära treenida nii oma kehad kui tehnika kui ka vaimu, siis sealne pikkus on natukene rohkem kui 7-kordne Võhandu, ehk siis 715 kilomeetrit. Ja see kestab mitu ööpäeva, ehk siis ka läbi unetsükli on seal vaja sõita.
ja see oli nagu mõlemal, samas jällegi minul korra jällegi suht nagu üllatus kangelas, davai, ma tahan ka, et mul oli nagu minu seest oli juba natuke võib-olla aasta aega nagu küpsenud, aga seal sai selle kinnituse ja isegi teadmata, kes muga tuleb, et siis oli davai, nüüd ongi minek. Ja mul on hästi kahju, et ma oma siis selja tõttu täna kahjuks aerutada ei saa, et otsin selleks lahendusi, et üks päev saab. Et üks päev saab ja et kõige kehvem ongi olukord, et nagu probleemi ei ole, aga probleem on. Ja probleem on lihtsalt ületöötamine ja ülekoormus, eks ju. Et see võistlus jääb sel aastal mul vahele, vaatame, mis saab edasi. Aga igatahes ma arvan, et me teeme sellest sinu sellest katsumusest kindlasti, see on katsumus, et teeme sellest eraldi saate ka, sest see lihtsalt on nii huvitav. Ma isegi nimetaks jällegi, sõnadel on tavaliselt jõud, et ma nimetaks seda pigem seikluseks. Seikluseks kunagi ei tea, mis seal on ja ma olen nagu hästi põnevil katsumus on see, kus me oleme ärevil, seiklus on see, kus me oleme põnevil. Katsumus silmades äradus. Ja. Et ma igal juhul olen nagu väga põnevil, ootan, mis sellest teekonnast tuleb ja alates sellest mõttest on ju väga palju lahedaid inimesi minu ellu tulnud, kes suunavad mind sellele, mis näitab, et ma ikkagi olen õigel teel. Jaa. Väga äge, elan kaasa ja olen kade ka, aga see on selline positiivne kadedus. Aga mis meid veel ühendab, on ikkagi samas ka see, et me oleme iseseisvad, me saame ise hakkama, et me oleme küll naised, kes võtavad ka alati abi vastu. Aga printsessid, eks ole. Printsessid ja aeg-ajalt oleme printsessid, lubame meestel olla mehed ja ennast toetada. Aga samas me oleme ka hästi iseseisvad, et me teame, kui me peame midagi ellu viima, et me läheme, teeme selle ära. Me oleme suht 100% kindlad, et me saame üksteisele toetada ka pimesi, eriti kui me oleme pimedas metsas ja kahekesi. See on nii tore ju. Nii tore seigeldes ei tea isegi, kus oled. Et seda me oleme mitu korda juba üksteisele nii-öelda tõestanud ja toetanud sellel teel. Ja need ongi võib-olla need asjad, mis nagu ühendavad. Ja veel just see ka, et see mõtteviis kogu aeg, ütleme, mis on ilmselt, ma ei tea, kas see oli meil ennem ka või see tuli ikkagi nende viimaste selle 8 aastaga näiteks, et elada tulebki nii teadlikult ja tegusalt, et me oleme öelnud, et me tahaksime 80-selt veel siiski mägesid ronida. Et me oleme korra Riinuga käinud Kilimanjārot koos vallutamas ja sealt tegelikult tuli ka see minu jaoks mägede armastus, et ma avastasin, et mulle kõrgus väga hästi sobib ja et tahaks veel kõrgemale minna. Aga natukene siis koroona nurjas plaane ja see jäi nagu korraks kõrval, et aga kindlasti me läheme veel sinna. Ja jube tore jah, ilusad sõnad, et hästi äge oleks, kui me ikkagi suudaks 80-selt käia ronimas. Nii et sellest lähtuvalt igapäevased tegevused meil, treening, toitumine, puhkus, hobid, silm peab särama, lõbus peab olema, seigelda peab saama, et see on meil ikkagi kõik üks ja sama. Sära silmas. Positiivne, tegelikult on see ka ju oluline, see positiivne mõttelaad, et keskenduda sellele nii-öelda lahendustele, et kui elu viskab ikka takistusi ette, et aga keskenduda just sellele lahendustele ja leida neid lahendusi siis erinevate takistuste ületamisel. Ja kui vahepeal on vaja samm tagasi astuda, siis me teeme korraks sammu tagasi ja leiame jälle, mis viib meid siis lähemale. Just. Aga mida me ootame kogu sellelt teekonnalt, mida me siis täna nagu alustame koos teiega? Et no ma võin suht julgelt öelda siin, et Riinu on minuga nõus, et me mõtleme ühtemoodi, et seiklust ja lõbu, nälja, rõõmu. Ja see on minu moto kogu aeg olnud ka lisaks sellel, kui ma ennast nagu endast rääkisin, lisaks sellele ma teen ka koolitusi, olen koolitaja. Ja siis ma seal ka alati ütlen, et elu moto on see, et peaasi, et lõbus on. Peaasi, et lõbus on ja kui teised elu lõbusaks ei tee, tuleb see ise teha. Et nii iseenda kui teiste lõbustamiseks on mul tänaseks juba päris palju julgust. Teismelisena mul see täiesti puudus.
ja me vist ei pea siin silmas seda nii-öelda seda naeru läbi pisarate, et teistele näitan, et mul on hästi lõbus, aga et tegelikult sisemiselt nagu nutan. Et see vist ei ole päris see, et me ikkagi julgeme olla ka nagu siis sel juhul nutta, kui on vaja. Ja ma peangi seda silmas, et jäädes iseendaks ongi kõige toredam, mitte et ma võtan mingi maski ette ja nüüd mul on klounimask ja kogu aeg on suunurgad kõrvuni, eks. Et see tuleb iseenda seest, et muidu ma ei tunnegi ennast hästi, kui ma peaksin seda nagu läbi teistsuguse emotsiooni tegema. Aga just, peaasi, et lõbus on, see on nagu põhimõte, põhiline mõte, motto. Teine see seikluslikkus, mis on, tavaliselt me loeme seiklusjutte, et mis viivad alati kuskile kaugele ja nii edasi, et aga mõnikord võib see seiklus olla ka, kui ma astun koduksest välja ja käin lihtsalt poes. Võib. Ja mina kindlasti ootan siit seda, et koos nii omavahel, koos külaliste ja ka koos kõik kuulajatega neid asju arutades tekiks endal selgust juurde, et selle sama nii-öelda keskea perioodi kohta, kui tuleviku kohta, kuidas nagu veel paremini siis oma elu elada. Tahaks kohtuda huvitavate inimestega, kuulda nende lugusid, saada inspireeritud, saada uusi teadmisi. Ja siin ongi ka see, et kõik see, kuidas teie olete neid enda elus neid siis rakendanud neid või kuidas neid kannapöördeid siis teinud. Et jagage meiega. Ma arvan, et praktilised kogemused on kõige paremad õpetajad. Et me püüame rääkida ikkagi ainult sellest, mida me oleme ise siis kogenud. Ja oma seiklusi tuua. Siin on huvitavaid lugusid tulemas, selles ma olen 100% kindel. Ja samas me ei ole spetsialistid sellel alal, et me ise ka nagu avastame alles seda keskea nii-öelda selginemise perioodi ja tänu sellele külalistega koos, et need külalised, kus meil tulevad, et sealt mina ootan ka sellised põnevaid lugusid, ka need põnevaid taipamisi, mis minule tänaseks loovad siis selle selgus, et ka kõik eelnev protsess, mis on käinud, on kõik mind tänasesse kohta viinud, toetanud selle jaoks, et ma tänaseks teha neid asju, mida ma teen. Et see uudishimulikkus on seal nagu taga ja ma ootan ka just ka, et külalised on hästi uudishimulikud, et julgelt küsimusi meie suunas, kust me veel peaksime tegema. Aeg-ajalt on minul see, et mul ei teki küsimusi, minul on pilt selge ja siis tuleb kõrvalt, on see Angela või keegi teine, eks ole, tuleb selline küsimus, mille peale ma uneski ei oska tulla. Et see on nagu hästi põnev. Ja mina ootan ka veel sellist nagu just seda märkamist selle koha pealt, et huvitav, kuidas tema selline küsimus tuleb, et mis see taustalt on, mis selle nagu küsimuse loomiseks, mis protsessid on läbi käidud või ka kogemused, et sest meil ei ole kellegil, mitte ühtegi inimest ei ole ühe sarnase kogemusega elus. Nii on, et minu jaoks on veel ka hästi oluline nagu teadmine või siis, et saada teada, et vähemalt iga saatega, kas või üks ainus inimene, kes siis võtab meie juttudest oma ellu kaasa midagi nii olulist, mis aitab siis oma elu nagu paremaks muuta. Ja kui me saame seda tagasisidet, siis sellest juba piisab, et ma tunneksin ennast nagu väga hästi, oleksin rõõmus. Ja ei hakka ma välja mõtlema siis seda, et kuhu see seiklus mind tegelikult viima peaks. Ma luban ennast üllatada. Ma tean, et alati, kui sa midagi alustad, siis sa lähed kuhugi, mida sa isegi ei osanud nagu ette arvata. Ja ma luban sellel juhtuda. Ma olen tegelikult isegi nagu ootan, et hakkaksid mingid asjad juhtuma, mida ma ei ole siia üldse nagu kõrvale mõelnud. Et me siin teeme saateid ja kuulame, saame targemaks, aga et mis tegelikult juhtuma hakkab? Raudselt hakkab. Ma olen ka selles suhtes nagu nii põnevine, minust see ongi kõige nagu ägedam selle protsessi juures, et me teeme mõlemad täiesti uut asja, mida me ei ole kunagi teinud. Me oleme suht avatud suhtlejad, see on selline tänane pluss ja tõesti ma saan arugi, et minu sees näiteks on kadunud nagu hirm, et ma ei julge nagu inimeste nagu juurde minna või siis rääkida või näidata välja, kes mina tegelikult olen. Et see on andnud nagu hästi palju julgust juurde.
kartmata siis teiste hinnanguid või kuidas, ma ei tea, mis hinnangud siis tulla saavad, kuidas ta käitub või et see protsess, selle loomine on nagu kõik nii tore, et täpselt hästi põnevil, kuhu see meid välja viib, mida see looma hakkab. Ja me veel ei tea kõiki külalisigi, kellega me kohtuma hakkame, et need ei pruugi veel üldse, me ei pruugi üldse teadagi, et sellised inimesed eksisteerivad, kes ühel päeval istuvad meil siin meiega koos laua taga ja arutavad siis teemat kesk- ja selginemise kohta. Ja just, et tegelikult võid just sina, hea saatekuulaja, olla meie külaliseks. Jaa, aga sina võid olla. Kui sa jagad oma lugu näiteks, mis tundub nii inspireeriv, siis me kindlasti tahaksime seda nagu lähemalt uurida ja kõike selle kohta teada saada, sest kuigi võib-olla meie elu muutus või minu oma on suuresti seotud spordiga ja kogu selle tervisliku elustiili valikuga, siis see ei ole ainus valik. Ja ma juba olen natukene nagu ringi vaadanud ja et kes on teinud sellises elu keskel teha mingid suurema kannapöörde mingis kas siis ameti või muutuses või milleski. Et see kõik on nii huvitav, aga me lihtsalt oleme ise hästi nagu sellised spordikesksed, eks ju, natukene võibolla. Mina võin öelda, et võibolla minu nagu taustateekond on suht nagu loogiliselt läinud toidu valmistamise juurest siis jõudnud selleni, et mida me sinna toidu sisse paneme, ehk siis toitumisteraapia ja nagu enesehoidmine. Aga pigem oli et ennem kui ma pakkusin nagu süüa, siis ma keskendun sellele täna, et me oleme nagu terved rohkem, et ennem olid maitseelamused, nüüd on ikkagi pigem, et me oleme terved, me oleme vitaalsed ja me saame, et ükski unistus ei jääks nagu tegemata tänu sellele, et meil keha ei luba seda teha, et meil sealt tuleb nagu mingi pomm ette. Ja mina mõtlen natuke selle peale ka, et minu lapsed on täna keskelt läbi 20 umbes, 2 poega ja lapsi ma ilmselt ei näe veel nii pea, sest nad ei ole üldse seda meelt, et nad tahaksid lapsi saada, eks ju. No need lapsed ei hüüa tulles. Ei hüüa tulles, absoluutselt, ma olen nõus ja võib-olla täna ei olegi veel see koht, aga ma mõtlen selle peale, et oletame, et 10 aasta pärast ma tahaks ikka nendega nagu ringi joosta päriselt ka, nagu mitte nagu öelda, et vanaema ei jaksa. et ma olen ka öelnud seda, et ma tahaks oma ka lapsi näha. Et loodetavasti ma jooksen ka siis veel. et eks siis paistab. Aga kellele me teeme seda saadet üldse? Esmajalt inimestele. Jaa. Esmajalt inimestele, aga samas ma ei tea, mina isegi ei paneks nagu seda vanuse piiri siia ette, kuigi pigem on need vanuse nagu need inimesed ikkagi need meie vanused, see 30-50 nagu ütles, ma ei pane vanuse piiri, aga ikkagi meie ealised, kellel on nagu samad teemad õhus, kes tahavad teada, mis siis neid ees ootab või kus hetkes nemad on, et nad et mida see tähendab siis, kas ma olen nüüd siis kesk- ja kriisis või siis ikkagi toimub nagu selginemine ja ma teen seda nagu teadlikult. Ja isegi kui sa oled kriisis, siis sealt seda annab ümber muuta selginemiseks. Sest see on ju puhtalt nagu selginemine on kriisi positiivne variant, alternatiiv, nagu öeldakse, on ju. Et alates, ma ei tea, 35-ndast, ma arvan, et juba me oleme täitsa kuulatavad. Kuulatavad. Aga seda lõpunumbrit mina ka välja ei pakuks, sest et siis me võiksime öelda, et vanad inimesed, et võibolla, et mis siis see vanadus on, et seal ei ole ju numbrit, et minu ideeliselt siis see lemmiklause, et vanadus algab sealt, kus unistuste asemele tekivad mälestused, et seda me saame ju nihutada sinna, kuhu me ise tahame, nii kaugele, kui me ise tahame, eks ju. Et seega ma usun, et nii kaugele kui võimalik, et inimesed võiks meid kuulata, ükskõik mis vanuses. Ja kuna ka see puudutab, meie teemad puudutavad ka seda, et kuidas siis valmistuda selleks kõrgemaks heaks, siis ma usun, et me kasvame nagu läbi vanusega ise ka, et mida
noh, ma loodan, me teeme ikkagi pikemat aega neid saateid, et siis me hakkame ise ka kogema seda, et kuidas see kasvamine vanusega toimub, sisemine kasvamine. Ja samas, kui jah, öeldakse nagu keskea kriis, aga mis toimub siis, kui sa oled nagu pensionile läinud, mis kriis see on, eks, et kui sa teed nagu kannapöördeid, et on ju neid olnud ka Eesti, oma kodu Eestis 80 aastat, kes lähevad kondiitriks õppima. Noh, täiesti. Tahaks kohe rääkida nendega. Ja mõni ütleb, et mis ma nüüd siis siukses vanus, mis siin enam mingi, mis rolli see nüüd siis enam mängib, eks ole, mis ma siis teen. Ei ole üldse mõtet enam midagi õppida, eks. Et see on nagu nii lahe kuuleta nagu nende lugusid ja mida nad siis kõike võib-olla 50-selt tegid. Aga võib-olla ei teinudki siis midagi, võib-olla tuligi pärast see muutus, eks ju. Ja, et kõik, kes te siis tunnete, et teie elus on äkki midagi puudu või et oletegi elanud teistele ja nüüd need teised on lahkunud, on need siis lapsed või kaaslased, kes iganes. Et oleks aeg midagi muuta, aga ei oska või ei julge. Mina usun, et see julgus on hästi-hästi suurt rolli mängib siin see julgus. Siis võib-olla ka neile, kes natuke kardavad seda teiste inimeste kas nagu halvakspanu või viltu vaatamist, et noh, ma arvan, et ma tajusin oma lastes natukene seda imestusega viltu vaatamist, et mis mõttes ema hakkab sporti tegema ja veel sellist sporti. Ma mäletan seda, et ma loodan, et mul äkki üks poeg tuleb kunagi rääkima ka saatesse sellest, mida ta arvas ja mõtles. Aga et see ei olnud otsene halvakspanu, kuigi mulle on ka mõned täiskasvanud öelnud selle kohta natuke halvasti, siis ma ei saa öelda, et ma ei märganud seda, muidugi ma märkasin, aga noh, mind see väga ei kõigutanud. Kui ma olen midagi plaani võtnud, siis tuleb see ellu viia. Nii et ja ka kõik need, kes ei taha midagi muuta. Äkki teil on lihtsalt huvitav kuulata, kuidas elavad siis see suur grupp inimesi, kellel nagu on elus midagi puudu, vajaka. Ja selles suhtes ka see on ju okei, kui mul on nagu kõik hästi täna ja ma olengi nagu selles kohas, et ma ei tahagi midagi muuta ja ma tahan nagu samas, sest inimesed on ju erinevad, et on neid ka, kellel ei meeldi üldse muutused. Need ajavad neid on väga palju. Ja ärevile ja see, et aga võib-olla see tuleb ka nagu, võib-olla see on ka keskea kriis, et ma julge või isegi mitte julguse puudumine, vaid et ma ikkagi tahan, et kõik jääb nagu samaks kogu aeg. Samas elu muutub ju kogu aeg. Me peame ikkagi kohanema mingite, me ei pea midagi tegema. Tuleb kohaneda siis, kui asjad, protsessid muutuvad. Nii tore lause on see, et ei mäleta, kes seda öelnud on, aga et sel hetkel, kui sa arvad, et sul on kõik paigas elus, sul on kodu, töö, kaaslased, lapsed ja kõik, ja kui sa arvad, et su elu on nüüd kõik paigas, sel hetkel sa peaksid aru saama, et sa oled petta saanud. Elu kohe näitab sulle, et sul ei ole mitte midagi paigas tegelikult. Et sina ei kontrolli seda kogu seda olukorda ja et võib minna teisiti. Ja sellest räägime ka kindlasti põhjalikumalt, et kuidas neid näiteid on, ma ei tea, minu elus vähemalt ja mu klientide elus on ka hästi palju olnud, eks, et kui elu näitab siis hambaid, elu õpetab elu ja mina ütleks isegi, et testib, kui sa teed mingi otsuse, siis ta hakkab kohe sind testima. Kas ma nüüd olen kindel? Nii, täpselt on ja. Aga kas võtame selle esimese osa kokku? Võtame kokku ja kuigi räägiks hommikuni, eks ole, aga võtame siis tänaseks esimeseks korraks kokku, jätame põnevust õhku ja siis ootame, kutsume üles ikkagi inimesi meil kuulajaid, kes on esimese osa ära kuulanud, avaldama oma arvamust meil siis Facebooki lehel. Ja meiega koos siis jätkama järgmisi samme, kaasa aitama võib-olla selle toreda teekonna loomisel. Ja mida sina tahad öelda lõpetuseks? Mina tahan öelda seda, et mul nagu ääretult hea meel selle üle, et ma olen täna siin, sest et selle sama teema raamatu ideed ma olen, ma arvan, 3 aastat oma peas veeretanud ja kui ma sain siis aru,
ma vajan selleks informatsiooni, materjali, kõige toredam, kui nad oleks salvestatud, ma saan neid korduvalt ja korduvalt kuulata ja ma vajan selleks ka teiste inimeste nagu tarkust, siis et me oleme sellega nüüd algust teinud, et tegelikult võib öelda, et raamat on alguse saanud. Ükskõik, kas ta on siis jutuvormis või siis raamatukaante vahel. Et mul on ääretult hea meel, mul on väga hea meel, et Triinu ütles mulle jah, et ta oli kohe nõus ja ma loodan, et see teema pakub teile huvi, rõõmu, igasugust põnevust ja te olete meiega aktiivselt jagama enda mõtteid. Nii et meil on millest rääkida pikemat aega. Ja peaasi, et lõbus on ja põnevate seiklusteni. Aitäh teile ja uute kohtumisteni!